Pimedate ööde filmifestival ehk PÖFF on taas kinosaalidesse naasmas ning toimub tänavu 11.–27. novembrini. Selle aasta programmist on publikul vaatamiseks valida 551 erineva filmi vahel. Elamusi pakuvad kinokunsti meistriteosed 75 riigist. Tulemus on PÖFFi kõigi aegade tugevaim programm. Meil on tohutult palju külalisi, kes kõik on tulnud esitlema filme, et vaatel on erakordselt palju huvitavaid kohtumisi filmitegijatega, kui nad tulevad enne kõike võistlusprogramme vaatama, aga ka paljudel kõrvaprogrammide filmidel on olemas külalised. Sel aastal on erakordselt suur arv esilinastusi, 78 maailma esilinastust, 48 rahvusvahelist ja 12 Euroopa esilinastust. Eesti filmidest esilinastub Ilmar Raagi koguperefilm Eerik Kivisüda. PÖFFi lühifilmide ja animatsioonifestivali programmis on üle 250 teose. Märkimisväärne on see, et tänavu laekus peaaegu 100 uut Eesti lühi- ja animafilmi. Meil on sci-fi'd, meil on erootilisi filme, mis on ülimalt värvilised, mõnusad, on tantsufilmi, mis on väga põnev just sel aastal keskendumas sellisele tunnetuslikule loo rääkimisele ja maailmavaatele. On kväärfilme ja õudukateni kõigini välja. Omaette fookuses on sel aastal Iisraeli ja Brasiilia filmitoodang. Täna avalikustati PÖFFi esimene elutöö auhind. Tunnustuse pälvis saksa näitleja Udo Kier. Ta on niivõrd hea näitleja, aga see, et ta uuesti meie meeskonnale meelde tuli, oli tänu sellele, et osales meie avafilmis Minu naaber on Adolf. Ja tegelikult on ta nii huvitav näitleja, kelle näitlemisdiapasoon on absoluutselt sügavatest draama- ja traagikarollidest õudusfilmidele, sci-fi filmidele, kõik absoluutselt. Ja tal on oskus teha ka Crap-filmis täiesti kuldaväärt film. Pimedate ööde filmifestival algab juba järgmisel reedel 11. novembril. Täpsema kavaga saab tutvuda PÖFFi kodulehel. Festivali korraldajad otsustasid rasketel aegadel piletihindu mitte tõsta.